Täna siis vaatame esimeste klasside määramiste teemad ja tegevused siis üle, et oleksite valmis selleks, kui Haridusamet saadab teile õpilased. Praegusel hetkel Tallinna Haridusamet veel määrab õpilastele koole ja kui nad sellega valmis saavad, saadetakse need lapsed siis teile koolidesse. Kui Haridusamet seob otsuseid ja vormistab käskkirju, siis saadab ta need määratud laste käskkirjad edasi ka siis lapsevanematele. Need lapsevanemad, kes on siis teinud avalduse e-koolis või siis Haridusametile pabertaotluse, saavad Haridusameti poolt siis e-kirja. Ja need lapsevanemad, kes ei ole oma laste peale teinud taotlusi, siis saadetakse tavakiri siis rahvastikuregistri aadressile. Nii. Kooli tegevustega ongi see, et teil on vaja ette valmistada siis vastuvõtumoodul. Peale vastuvõtumooduli ettevalmistust on vaja teil siis võtta kõik määratud õpilased siis oma vastuvõtu nimekirja. Tegeleda siis laste keeldumiste ja kinnitamistega, korrastada 10. juuniks vastuvõtu nimekirjad. Peale seda, kui 10. juuni on kätte jõudnud, on teil võimalik siis jätkata vastuvõtuga siis oma vabadele kohtadele. Ning augustikuus võite siis õpilased kanda kooli nimekirja. Kuidas te näete, et kas koolile on tulnud määratud õpilaste nimekirjad? Seda näete siis, kui te lähete e-kooli. Valite oma kooli oma nimekirjas, kui teil on rohkem koole, siis peate jälgima ka teisi koole. Õppeaasta juurde siia külje peale tuleb mummuke. Ja teil on ka näha siis, kui teil on kõik seadistused tehtud, siis näete ka siin külje peal nurka. Mingi pärast praegu mu õppeaasta ei näita mulle neid uusi õpilasi. No, lükkame neid uuesti sisse siis. Väga hea. Et teile tuleb siuke mummuke õppeaasta juurde, siis olete teadlik, et teie koolile on Haridusameti poolt tulnud siis õpilaste nimekiri. Mummukese sees on ka näidatud arv, mitu õpilast teile määratud on. Õpilaste vastuvõtuks on teil vaja üles ehitada siis oma vastuvõtumoodul. Tuleb lisada uus õppeaasta ja lisame õppeaasta selle järgi, kus õpilast õppima hakkavad, ehk me ei lisa õpilasi sellesse õppeaastas, vaid lisame nad järgmisesse õppeaastasse. Tuleb valida õige õppekava, kus on siis lisatud esimesed tasemeks 1. klass. Kindlasti kontrollige üle, et te kogemata näiteks ei tee vastuvõtumoodulit korda 10. klassi jaoks. Need koolid, kellel on õppekava siis loodud näiteks põhikool ja gümnaasium eraldi. Tuleb täita siis vastuvõtumooduli väljad, tuleb määrata kooli e-posti aadress. Kooli e-posti aadressiks võib olla teil kas teie info email, võib olla ka õppejuhi email, kes tegeleb siis õpilaste määramistega. Peaasi on, et seda emaili jälgitakse, sest et lapsevanemad, kes ei ole e-kooli kaudu teinud määramist või saatnud taotlust, siis neil oleks kuskile kirjutada ja kus teil oleks kõigile nähtav, et teile on kirjutatud. Siis tuleb lisada teade lapse kooli kutsumise kohta ja tuleb luua siis siduvus vastuvõtumoodulil Tallinna Haridusametiga. Sisseastumiskuupäevasi hetkel ei täida, neid täidetakse siis, kui avate vabadele kohtadele vastuvõttu ja teade taotluse registreerimisel võib ka jätta tühjaks. Kuidas siis see e-koolis endas käib? Ma võtan siit teise kooli. Avate õppeaasta. Võtate siit ülevalt õppeaasta juurest menüü. Uus.
ja panete oma õppeaasta nimetus. Minu testkoolis on 2024/2025 kasutusel. Ma panen siis 2025/2026. Alustame 1. septembrist ja lõpetame siis 2026. aasta augustikuuga. Perioode praegu veel lisama te ei pea, te võite neid lisada, kuid ei ole vajalik hetkel. Ja salvestate ära. Ja teile tekib siis see uus õppeaasta siia. See on siis see vastuvõtumoodul, mida tuleb täita, et alustada määramiste, kinnitamiste ja keeldumistega. Nagu ma ütlesin, sisseastumiskuupäeva siin me ei lisa. Vastuvõetute arv võib jätta esialgu tühjaks, kui te toote määratud õpilased üle. Võite panna numbri, aga pange siis sellisel juhul esialgul, enne kui te avate vastuvõttu vabadele kohtadele, pange esialgu palju suurem arv, kui te arvate, et õpilasi võib tulla. Nagu ennist rääkisin, paneme siia praegu 30. E-postiks pange mingisugune kooli infomail või siis kellegi isiklik email, kes siis tegeleb määratud õpilaste vastuvõtuga. Ja teade lapse kooli kutsumisel on ka Haridusamet andnud siis soovitusliku teksti juba mitmeid aastaid tagasi, mida võite siis kasutada, et oleks informatsioon selge, aga võite ka selle ise kirjutada. Peaasi on, et te märgiksite ära, missuguseid dokumente, missuguseid faile peaksid lapsevanemad siis kooli edastama ja kuhu ja millal see võimalik on. Mina esialgu panen siia lihtsalt, et tooge dokumendid kooli. Ja siis siit alt valite, teil on Tallinna Haridusamet ja valite siis selle Tallinna Haridusameti siia ja salvestate ära. Sellega on teil siis vastuvõtumoodul ette valmistatud. Võite seda näiteks ka teha kohe täna peale koolitust ja oodata, kuni Haridusamet siis teile õpilased kooli saadab. Siin on ka siis näidatud mul variant selles, kui see on täielikult siis ära täidetud vastuvõtu siis mooduli leht. Nii, ja siis, kui Haridusamet on teile õpilased ära saatnud, hakkab põhitöö teil kõigil pihta. Et kõigepealt siis avate jälle õppeaasta, valite õige õppeaasta, võtke siis järgmine õppeaasta. Vaadake kindlasti üle, et ikkagi avasite õige õppekava, õige klassi taseme. Ja siis saate üle tuua kõik õpilased. Kui me nüüd lähme vaatame selle õppeaasta alt, mul on juba üks läbi tehtud siin, kus on siis määratud õpilased kõik toodud. Aga siin üleval paremal on teil siis näita kooli määratud õpilasi. Teil on siin kindlasti väga-väga pikk nimekiri. Need koolid, kellel on erinevad suunad või paralleelklassid, siis meie soovitus on, et tehke kõik korraga. Et te toote kõik õpilased ikkagi korraga ühte vastuvõtumooduli nimekirja ja peale seda, kui õpilased olete toonud kooli nimekirja üle, siis hakkate neid sorteerima. Et selle me vaatame ka lõpus korra veel üle, aga meie e-kooli poolne soovitus on see, et te toote kõik õpilased ikkagi korraga ühte vastuvõtumooduli nimekirja. Teil on lihtsalt ise lihtsam seda kõike jälgida, kui see, et te hüppate näiteks mitme õppekava vahel, et kui teil on siin näiteks põhikool muusikasuund, põhikool sportsuund, põhikool reaalsuund. Valisin kõik oma õpilased, vajutan protsess. Sama teade, mis mul oli esialgu lisatud, mul küll teises koolis oli teine teade, aga see on täpselt see sama teade, mis on meil siis selle vastuvõtumooduli kutsel. Tuleb teile uuesti sinna protsessi vaatesse. Nii, ma katkestan siit ära. Valin kõik õpilased. Ja täpselt sama teade. Siin võite teha muudatuse, kui teil selleks on soov. Ja salvestan ära. Nii. Ja kõik need õpilased toodi siia nimekirja juurde.
Siin on täpsustuseks ka see, et kui te selle protsessi nupule ära vajutate ja ära salvestate, siis kõik kasutajataotluste nimekirja lastele saadetakse lapsevanematele siis kiri, et lapsele on koolikoha kutse saadetud, ehk siis lapsevanemad võivad alustada kinnitamise ja siis äraütlemise protsessiga. Need lapsed, kes on selles alumises nimekirjas ehk kooligrupi poolt sisestatud taotluste nimekirjas, nende lastega on nüüd niimoodi, et kas te ootate ise, et lapsevanem võtaks teiega ühendust, sest Haridusamet on neid teavitanud, et neil on kool määratud ja mis kool neile määratud on, või teil on võimalik ise nende lapsevanematega ühendust võtta. Nii, siin on see sama protsess. Nii, ja need ongi need kaks nimekirja, kasutajate taotlused ja kooligrupi poolt sisestatud taotlused. Teil on see kasutajate taotluste nimekiri palju pikem, kui on kooligrupi poolt sisestatud taotlused ja need on siis need lapsevanemad siin kasutajate taotluste all, kes siis peavad tegema protsessi lõpuni läbi e-kooli. Ja alumistega on siis vastavalt sellele, et need, kellel on pabertaotlused siin olemas, korrektselt koostatud, siis nendega on teil võimalik ühendust võtta ise, sest nende puhul on näidatud ka nende lapsevanemate emailid või telefoninumbrid ja teil võivad olla seal lapsi, kelle puhul ei ole näidata mitte ühtegi kontaktandmet, siis sellisel juhul te peate lihtsalt ootama, et lapsevanem võtaks teiega ise ühendust. Nimekirjasi on meil siis 4 eri värvi. Valgel taustal on kõigil staatus ootel. Kollane taust on staatus kooli kutsutud. Need on siis peamiselt siis kõik õpilased, siis, kes on kasutajate taotlustel ehk e-kooli lapsevanemad. Rohelise tausta juures on siis kõik kinnitatud staatused ja punane taust on siis keeldutud või ära öeldud. Ja seoses sellega, kui te olete selle protsessi nuppu ära vajutanud ja ära salvestanud, siis teie poole võivad pöörduda paanikas lapsevanemad. Et nad logivad e-kooli, nemad midagi ei näe, midagi kinnitada ei saa. Siis ongi oluline üle vaadata, et kes staatuse esitas, milline lapsevanem. Seesama lapsevanem, kes taotluse on esitanud, peab ka minema ise e-kooli ja siis selle koha kinnitama või ära ütlema. Tasuks logida sisse täpselt samamoodi nagu taotlust esitades ehk turvaliselt, sest et see tagab selle, et logitakse sisse õigele kontole. Ja võite ka küsida, et kas nad esitasid taotluse e-koolis või viisid paberile, et kui nad on esitanud ikkagi taotluse e-koolis, siis teha protsess lõpuni e-koolis. Kui nad esitasid paberile, siis nad peavad teile lihtsalt saatma need kinnitamised eraldi e-mailidel. Vanemate kontaktandmed leiate siis laste taotlustelt. Et kui e-koolis minna ja vajutada lapse nime peale, siis näidatakse teile vanemate infot. Et siin on teil ilusti olemas kõik e-mailid ja telefoninumbrid. Ja teil võivad olla siis, nagu ma enne ütlesin, lapsed, kellel ei ole ühtegi lapsevanema informatsiooni kirjas. Et nende puhul siis tuleb oodata. Lapsevanematele tuleb siis e-kooli teavitus, et neil on vaja siis kinnitada või keelduda kohast. Selline on siis lapsevanemal siis taotluste all aken näha. Ja kohe, kui on kinnitatud või keeldutud kohast, siis tuleb ka selle kohta märge vastuvõtumoodulis. Keeldutud kohast koolis peab lapsevanem ka märkima põhjuse, miks ta on kohast loobunud. Nii, ja nüüd hakkab põhitöö. Tuleb hakata korrastama kõiki vastuvõtu nimekirjasi. Esialgu räägime keeldumistest. Tuleb siis avada jälle vastuvõtt, otsida lapsi nimekirjast ja viia teise nimekirja. Teise nimekirja viime me lapsed, kelle puhul, mul see õige pilt on, minu peale.
väga hea. Et viia teise nimekirja on kasutuses kasutajate taotluste puhul, et siis viite need õpilased teise nimekirja, nad viiakse koolikohast keeldunud nimekirja. Lastega, kes on kooligrupis, tuleb natuke teisiti tegutseda. Et nende puhul on vaja viia nad esialgu siis teise nimekirja, ootenimekirja ja siis ootenimekirjas tuleb neile lisada keeldumise märge. Ja keeldumise märke lisamisel tuleb teil ka lisada siis keeldumise põhjus. Te võite teha seda mitu last korraga, kui põhjuseks on täpselt sama põhjus. Kui on erinevad põhjused, tuleb lisada erinevad põhjused. Et kui me nüüd vaatame siin näiteks Gunteri ema andis teada, et Gunter ei tule teie kooli, viin ta teise nimekirja. Gunter lisatakse siis ootel olevate taotluste nimekirja. Vajutate keeldu. Gunter on siin. Gunteri puhul siis, et ema andis teada, et kolivad. Ja salvestate ära. Ja Gunter Paula on nüüd määratud laste koolikohas keeldumise nimekirjas siin all. Samamoodi võite teha keeldu mitme lapse puhul, et põhjuseks valis teise kooli. Need viiakse kõik ilusti sellesse samasse alumisse nimekirja. Ja need õpilased, kes on siis kasutajate taotluste alt tulnud ja siin kuvatakse punaselt, siis vii teise nimekirja, viib nad automaatselt ise siia, et ei ole vaja teha seda ootel olevate taotluste vaheetappi. Nii. Kinnitamised. Kinnitamine käib suhteliselt samamoodi. Et need, kes on juba rohelised, need on siis lapsevanemate poolt kinnitatud just siin kasutajate taotluse puhul. Siin on lisatud siis kooli poolt kinnitus. Kinnitus saab teha täpselt samamoodi nagu keeldumine oli. Võitan kinnita. Teate, et Lelle ema andis teada, Davidi ema andis teada ja Tarvo ema andis teada, Johani isa andis teada, et need lapsed tulevad teie kooli. Ja salvestate ära, lapsed automaatselt muutuvad nimekirjas roheliseks. Kui aga, korra piiran siia, et kui aga tuleb teavitus näiteks Gunteri ema on ümber mõelnud, et laps ikkagi tuleb teie kooli, siis seda saab ka muuta. Vajutate lapse nimele, vajutate siin muuda staatus ootel. Panete põhjuse, et lapse vanem mõtles ümber ja salvestate ära. Et iga tegevuse jaoks, mida te teete, kas te viite nad keeldunud põhjused või toote nad tagasi, siis iga kord tuleb see põhjus määratleda ja seda on ka näha pärast sissevõtu aruandes siis. Nii, Gunteri tõime nimekirja tagasi, kus ta mul nüüd siin kadus. Siisamma. Ja nüüd siit saab ta viia siis tagasi sellesse õpilaste nimekirja. Ja võt sellega seoses ongi, et miks ma rääkisin seda, et tuleb panna suur number või kui esialgu jätate selle numbri panemata, selle vastu võetud õpilaste arvu, siis siin on see moment, kus siis, kui te hakkate nimekirjade vahel neid õpilasi ümber tõstma, siis siin on vaja ikkagi määratleda see õpilaste arv ära. Aga esialgu te võitegi panna siia ääretult suure numbri. Siis saame nüüd Gunteri tuua tagasi nimekirja. Nüüd on teada, et Gunteri ema tahab last ikkagi kooli panna. Ja salvestan ära. Ja nüüd on Gunter Paula ilusti meil kooli rohelises nimekirjas. Et põhiliselt ongi siis vaja hakata lapsi edasi tagasi kas liigutama või siis kinnitama ise
et kui vaatame neid kollase staatuse õpilasi, siis siin me eeldame, et lapsevanem teeb otsused ise, aga võib ka juhtuda olukord, kus lapsevanem lihtsalt ei reageeri. ta on kasutajate taotluste nimekirjas, aga temaga tuleb midagi ette võtta. Kui koolile teavitus selle kohta ei tule 10. juuniks, siis viite selle lapse lihtsalt ümber. Aga vaadake, siit kaudu ei saa. Tuleb ikkagi esialgu temalt ära kaotada see kutse staatus ja seda saategi teha jällegi sellega, et vajutada õpilase nime peale ja muuda staatus ootel. Ja siia võitegi näiteks pannagi kirja, et 10. juuni on käes, lapsevanem ei ole e-koolis otsust teinud ja võitegi panna, et lapsevanem ei ole teinud otsust ega kontakteerunud kooliga. Kuidas salvestakse endale siia? Salvestate ära. Nii, toodi üle ja saate siis keelduda ja panna siis selle sama otsuse. Et 10. juuniga ongi põhimõtteliselt nii, et kui lapsevanemad ei vasta mitte kuskilt, siis mittevastamine on keeldumine. Sest et 10. juuniks on teil vaja saada korrektselt ära korrastatud nimekirjad, ehk teil kõik, kes teil on vasakul pool nimekirjas, on rohelised. Ootel olevaid taotlusi teil ei ole. Ja selleks tulebki siis vajutada kinnita. Kinnitame kõik õpilast ära. Keeldume kõik õpilased, kes on meil ootenimekirjas. Panemegi, et kooliga või et paneme, et ühendust ei ole saanud. Ja salvestan ära. Ja selline näeb siis välja siis korrektselt korrastatud nimekiri. Kõik on roheline, ootelavad taotlusid ei ole. Ehk siis kadunud on kõik need kinnita ja keeldu nupud. Nii, seda me juba vaatasime. Dokumendid ja punktid. Õpilastele on võimalik ära märkida, et kui tal on need roheliseks kõik ära määratletud ja te hakkate koguma siis laste dokumente, pilte, siis siin on tegelikult võimalik ära märkida, et teile on dokumendid esitatud. Vajutate õpilase nime peale, siin on see väike pliiats, vajutate peale ja panete linnukese ette. Salvestate ära, tekib dokumendimärk. Teiseks asjaks on punktid. Punkte võite kasutada kui sorteerimise vahendina näiteks. Et kui teil ongi erinevad suunad, paralleelid, siis punkte on võimalik kasutada sorteerimiseks. Et näiteks määrata ära, et A-klassi õpilased on kõik punkt 1. Salvestan ära, tuleb ilusti number 1 näha. Paula läheb meil näiteks B-klassi, panen talle punkt 2. Neid asju lapsevanematele ei näidata. Et võite kasutada neid punkte siis sorteerimiseks või kui te tahate tõesti, panete kõikide õpilaste tulemused kirja. Vastuvõtu aruanne. Vastuvõtu aruanne asub siis e-koolis aruannete all. Aruanded, siis sisseastumine ja vastuvõtu aruanne. Siin te siis näete ilusti ära kõik õpilased, kelle puhul on tehtud mingeid otsuseid. Need valged minul siin on need, kes on keeldutud. Punasega on määratletud ära need, kes on e-kooli kaudu ära öelnud. Ja rohelised on ilusti kõik siis ära määratletud. Ja saate siit vaadatagi täpsemad, et ootenimekirja tegin ilusti tühjaks, see peabki olema tühi. Siin on kõik keeldutud. Keeldutud on siis kooli poolt tehtud keeldumised ja ära öeldud on siis läbi e-kooli lapsevanemate poolt tehtud äraütlemised. Ja kinnitatud ja aktsepteeritud. Aktsepteeritud tulevad siis, kui te avate eraldi vastuvõtumooduli vabadele kohtadele. Nii. Selle jooksul
kui te tegelete oma nimekirjade sorteerimistega, võib teha Haridusamet veel muudatusi nimekirjades. Et kui nad eemaldavad mõnelt lapselt kooli ära Haridusameti e-koolisüsteemis, siis see laps kaob teil nimekirjast. Aga Haridusamet võib teile jooksvalt saata ka täiendavaid lapsi. Et siis tuleb täpselt seesama protsess uuesti läbi teha, et ülevalt nurgas näita määratud õpilased ja teha siis see protsessi osa läbi. Et teile tekib uuesti õppeaasta juurde see mummuke, et õpilasi on lisatud, õige õppekava õppeaasta ja siis siia tekib ka teil märge, et Haridusamet on teile edastanud veel lapsi, siis tuleb kõik see protsess uuesti läbi teha, lisada kõik õpilased tagasi uuesti nimekirjadesse, oodata vastuseid. Nii, ja peale 10. juunit saategi siis alustada täiendava vastuvõtuga. Ja siin on siis nüüd vaja täita ära need alguse ja lõpu kuupäevad. See on siis, kui pikk on teie sisseastumisprotsess, et kui mis perioodi jooksul võib lapsevanem saata näiteks e-kooli kaudu just koolile siis sisseastumistaotluse. Paneme näiteks tänase kuupäeva, paneme kuni mai lõpuni. Siin nüüd võite ka täpsustada ära, et kui palju õpilasi te sisse võtate, et kui meil on siin märgitud, et meil on 18, ütleme, et me võtamegi 30 õpilast vastu, siis ma nüüd määran siia 30. Jällegi vaatan üle oma e-postid, nii kutsumisel ja siin võite siis peale 10. lahti öelda ka Haridusametist ja salvestate ära, et tegemist on nüüd teie enda protsessiga. Nii. Kuidas lapsevanem saab taotluse teha? Kõige lihtsam lapsevanematele selgitamiseks on see sinine plussmärk siin all vasakus nurgas. Vajutab sellele peale, otsib kooli. Ja talle tuleb siis siia valik. Soovin, et mu laps astuks sellesse kooli. Ja ta täidab ära siis oma lapse andmed. Paneme siia Mari, Martin, paneme mingi isikukoodi. Ja siis saadab taotluse kooli. Teile need taotlused tulevad taotluste moodulisse, samasse kohta, kuhu tulevad siis e-kooli kasutajatel siis õppeinfo ligipääsu taotlused. Saate siin taotluse kõigepealt üle vaadata ja siis kinnitada või keelduda, et keeldumise põhjused on näiteks see, et mingid andmed on valesti sisestatud. Või et saate juba keeldumisena ka märkida, et koolikohad on näiteks täis ja panete siis peale seda, kui kohad täis saavad, panete ka oma vastuvõtumoodulis oma kuupäeva näiteks kinni, näiteks eilsele päevale. Kinnitan ära, teada lapsevanematele, et võime panna siia, no näiteks paneme praegu lihtsalt kutse. Nii, taotlus on lisatud ootenimekirja. Minule tuleb ka teavitus, et siia siis on see tekstteade, mis me siin just lisasime, see kutse, on lapsevanemal näha ja tal on ka näha, et staatus ootel. Last ei ole lisatud veel nende õpilaste nimekirja. Ta asub õppeaastal siis siin ootel olevate taotluste all. Ja siis siin on teil võimalik siis teha otsus, et kas te viite õpilase üle teise nimekirja või keeldute kohe. Me viime praegu õpilase teise nimekirja. Lapsevanem selle kohta teavitust oli saata, on ikka tema jaoks staatusel ootel. Ja nüüd, kui te tahate õpilast kutsuda kooli, siis vajutate kutsu. Siia võite panna selle sama teksti, mis siin üleval muuda alt me enne esialgu lisasime. Võite teha muudatuse, kui teil on mingid ajad muutunud ja salvestate ära. Nüüd muutus laps kollaseks, ehk siis te ootate lapsevanema reageerimist e-koolis. Lapsevanemale tuleb samamoodi teavitus ka e-mailile, et kool on saatnud kutse ja
tal on vaja siis kas aktsepteerida või keelduda siis kohast. Meie hetkel aktsepteerime ehk kinnitame. Ja teile tuleb ilusti ka e-kooli siis kohe õpilane läheb roheliseks. Ja täpselt samamoodi käitute edasi siis nende lastega, kui te vabadele kohtadele avate ja teine punkt on, et kui peaks olema teil ka avatud pabertaotlus variant, siis neid pabertaotlusi saate te lisada siit lisa uus lapsevanema taotlus. Ärge kasutage lisaõpilase taotlus, sest et siin ei saa te lisada lapsevanema andmeid. Lisa uus lapsevanema taotlus, lisate kõik informatsiooni ära ja salvestate ära ja ta tuleb täpselt samamoodi teile siia nimekirja. Ja siis te peate selle lapsevanemaga suhtlema emaili teel, ta saab teavituse selle kohta. Aga te peate suhtlema temaga emaili teel, tema kinnitab või keeldub siis lõpuks kohast. Nii. Ja nüüd me vaatasime üle samas nimekirjas. Ja vastuvõtu lõpetamine siis lõpebki sellega, et tuleb lapsed viia nimekirja. Jällegi vaatame üle, et ühtegi last ei ole kuskil jäänud niisama seisma. Ooteloavad taotlused on kõik tehtud, keeldumised on kõik tehtud ja siis saategi sulgeda vastuvõttu ja kanda siis õpilased kooli nimekirja. Tuleb täita väike otsuste lahtrid või need, kes kasutavad e-kooli igapäevaselt, see on siis sama põhimõttega, kui te näiteks liigutate õpilasi ühest õppeaastast teise, võite lisada õpilasi üleüldiselt nimekirja, siis alguskuupäevaks tavaliselt on õpilase esimene õppepäev. Siin ma paneksime 1. september. Sündmuse kuupäev on näiteks otsuse number, et millal te õpilased nimekirja lisate. Meil on see hetkel 13. mai. Panete oma otsuse numbri ja panete otsuse, et paneme õpilane on lisatud kooli nimekirja. Et see lisatakse ka siis õpilasraamatusse koheselt. Salvestan ära. Nii. Viga e-koolis, väga tore. Okei. Ma ei lasknud tal piisavalt mõelda. Õpilased on kõik lisatud nimekirja ja need, kellel on vaja siis õpilased e-koolis sorteerida erinevate paralleelide või õppekavade vahel, siis on vana hea otsuste nupp. Valite need õpilased, keda on teil vaja liigutada. Vajutate otsus. Võite jätta näiteks numbri ja kuupäeva sisestamata, kui te ei taha lisada eraldi otsust selle kohta, et te liigutate neid ühest paralleelist või ühest õppekavast siis. Et kui jätate täiesti tühjaks, siis selle kohta otsus kuskile ei tule. Nii muuda praegust kuuluvust, lisame need õpilased paralleel A-klassi ja salvestan ära. Meil on nüüd A-klass ilusti olemas. Nii, ja saame lisada ka siis ülejäänud õpilased, mis mul siin isikut on veel. Otsus, muuda praegust kuuluvust ja paneme nad B-klassi. Et sellega siis lõpebki kogu vastuvõtt. Aitäh! Karen, sa võid